Sinu ees on kolm kaarti, kolm esimest kaarti ja tänase ladumise mõte on selles, et mida müstiline šamaan tahab sulle öelda, mida sina peaksid praegu kuulama ja kuulma. Ja sõnumite puhul on ikka see, et kõik sõnumid ei kõneta meid. Nad ei kõneta sel hetkel, sest meil ei ole seda kohta veel võib-olla avanenud, et me saaksime aru, mida üks või teine sõna või lause meie jaoks tähendab. Ja sageli öeldakse, et see küll minu kohta ei käi, siit ei olnud mul midagi võtta või see ei olnud see, mida ma tahtsin kuulata, siis arvatavasti on just see, mida sa endas võib-olla alla surud ja peidad, aga sellest ei olegi mitte midagi. Ei ole valesid ega õigeid valikuid. Nii et võta siit see, mis sind sel hetkel kõnetab ja sind aitab. Nii et mis siis tahab müstiline šamaan sulle ütelda, kui sa valisid kaardi madu, võib-olla sa vaatasid hoopiski värvi järgi või numbri järgi, vahet ju tegelikult ei ole. Siin müstiline šamaan ütleb, küsib sinu käest, kas sa kasutad oma elujõudu ja kuidas sa kasutad oma elujõudu. Kas sa teed kirega, kas sa teed läbi armastuse asju, mida sa teed? Küsi iseenda käest, kui mõni asi on see, et see ei too sulle elevust, siis pead sa minevikust lahti laskma. Nii et müstiline šamaan palub natukene sellist korrektiivi sul teha, võib-olla plussi ja miinuseid kirjutada, mis on sinu jaoks kasulik, mis on teiste jaoks kasulik ja vaadata, kus need plussid ja miinused asuvad, et sina pead oma elujõudu hoidma. Ja elujõud liigub meil läbi šakrate, nii et vaata üle ka oma šakrad ja kõik, mis sind ei toeta, lase lahti. Ära tee ühestki asjast suurt draamat, võiks ütelda, et ära sisise ühegi asja peale, mis on mõeldud minema, see läheb nii või teisiti ära. Nii et ära kasuta oma eluenergiat valesti, isegi oma, mitte siin kellegi teiste peal, aga ka ise oma sisemisi ideid, mõtteid ära üle doseeri ja ära kasuta neid valesti. Nii et see on sinu sõnum. Sina, kes sa valisid Coyote'i, müstiline šamaan, ütleb sulle, et kui sa ei saa otse minna, siis mine ringiga. Ringi minek aitab meil areneda ja mõtelda, eesmärke aeglasemalt püstitada, ehk läbi vaadata kogu teekonda. Nii et kui sul on mingisugune idee praegu või tegevus, siis vaata ja aeglusta seda protsessi. Sul võib tunduda, et miks ma peaksin aeglustama, aga praegu müstiline šamaan seda just ütleb sulle. Ja vaata ka sellises võtmes, kelle heaoluks see asi on, mida sa teha kavatsed, sinu idee või sinu mõte. Nii et ma ei tea, isegi see, kui sul tee peal sõidad autoga ja on näidatud, et peate kuskilt ringi sõitma, isegi siis ära pahanda selle peale. Isegi see on nagu praegusel hetkel sul vajalik.
Nii et praegu vot siin natukene ta ütleb ka veel seda, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Et sa pead oma tegevused ja toimetamised ja pakkumised ratsionaalselt läbi vaatama. Nii et me vee põhja päris täpselt ei näe. Uuri asju enne, kui sa astud järgmise sammu. Nii et see oli sulle, kes sa valisid siis Coyoti, kas võib-olla selle looma järgi või numbri või värvi järgi. Sina, kes sa valisid kaardi mitu teed, ka jälle võib-olla nimetuse järgi, värvide või numbri järgi, siis müstiline šamaan ütleb, et vaata hästi enda ringi, enda ümber. Vaata, missugused inimesed on sinu ümber, missugune elamine on sinu ümber, aga sellega koos, missugune energia on sinu ümber. Kas kes on sinu ümber, kas nad annavad sulle tarkust, toovad sulle õnne või toovad sulle kannatusi ja katsumusi. Aga tea, et kõik, mis meil on meie endi loodud. Ja sa pead, ta ei ütle, et sa pead. Ta soovitab nagu leida tasakaal maa ja taeva vahel, kurjuse headuse vahel, edasimineku ja seismise vahel. Et kui sa oled praegu selles kohas, kus sa pead mingisuguse valiku tegema, siis ta nagu kiirustab sind, et tegelikult sa tead seda valikut ja sul oleks nagu aeg nüüd astuda see esimene samm, sellepärast et tegelikult sinna oled sa ise ennast viinud. Ja nüüd sa pead sealt nagu edasi astuma läbi pimeduse. See pimedus on sihuke sümboolne, aga võib-olla läbi teadmatuse julgelt oma teekonnale astuma. Nii et ta ütleb, et isegi kui sa ei tea, kuhu sa lähed, siis see tee, mille sa valid, oled sina juba enne määranud. Ja kui sa ütled, et see on kehva, see minek, siis ongi kehva. Kui sa ütled, et see tee on sirge, sile ja õnnelik, siis nii ka on. Vaata, milliseid sõnu sa kasutad. See oli sulle, kes sa valisid mitu teed kaardi.